Eelmine kord tegime tutvusshow'd oli multispreiga, mis meie jaoks oli uudis, ma usun, et teie jaoks ka uudis ning väga paljud teist täna juba noogutavad telerit ees peaga ja proovisime, toimib. Aga sealsamas kõrval riiulis oli ka selline toode nagu multicleaner. See on nüüd, nii nagu nimi ütleb, puhastusvahend ja võtsin jälle ette mitmed asjad, et proovida, kuidas asi toimub. Kõigepealt üks õues baseeruv grill. Näete, ta on kergelt tolmune. Ma võin teile öelda, mida te nagu läbi ekraani ei tunne. Väga meeldiva lõhnaga. Ja laseme vahul natuke toimida. See tõmbab selle sodi siit küljest lahti. Ta läheb selle sodi sisse, imbub ja kohe teine asi, nii et kui külalised tulevad, saate pildi puhtaks teha korralikult. Väga hea, suurepärane. Kasutame 2 paberit ja grillikaan jääb praktiliselt läikima. Suurepärane. Teine asi, lugupeetud mootorratturid, hala lõpmata on teil pilt udune ja sääselaipu täis. Laseme siiagi kihikese peale. Iga toode peab pisut toimima. Võtame kiivri kätte. Vaatame, kas sääselaibad kaovad. Ja läinud nad ongi. Mõned eriti tugevad tahavad ilmselt natukene rohkem leotamist. Aga ei, pole siin midagi. Tulevad ja suhteliselt kerge vaevaga. Tsiklimehe kiiver korras, aga automeestel on ka omad mured. Siin võib olla peale pesu veejälgi, kuskile vahele jääb natukene vett ja jõuate koju ja leiate, et näete, näiteks selline nire koht on siin peal. Selliselt. Ja näete jälle, näha on, kus on mustus. Ta joonistub ise välja, sest vaht töötleb seda ja võtame maha. Nüüd ei ole enam kuskilt uut niret tulemas ja auto on nii kaua puhas, kui järgmine vihmasadu tuleb. Tolm, õietolm, vihmajäljed peegli esiklaasi peal. Ma praegu kaugemale ei ulata, ma võtan siit selle serva, teen puhtaks. Super ja suurepärane. Õuetööd tehtud, nüüd läheme tuppa edasi. Liidiplaat, no sellega on ala lõpmata mingi mure. Õues juba nägime, et see toimimisaeg ei pruugi olla väga pikk ja võtame maha. Lõplik liht ja see on puhas. Kohvimasin siin samas kõrval. Siin nagu erilisi probleeme ei ole, kuid paar tilgakest me ikkagi leidsime. Ja näha on, läbi vahu tulid kollased plekid ülesse. See tähendab, et vaht hakkas kohe tööle ja hakkas lahti imema neid kohviplekikesi, mis tegelikult ennem silmaga näha ei olnudki. Alles nüüd puhastusvaht näitab välja, millega meil tegu on, kus mustus on ja puhas ta on ja praktiliselt see katse siin kohvimasina peal, mis näitas, et läbi vahu tuleb plekk kohe ülesse, oli minu meelest väga tore asi. Seepärast, et kui vahel ka tundub, et plekki ei ole, laske peale, proovige puhastada ja näete, et plekid olid ja tulevad välja. Aga elutoas on üks diivan, kus on üks väikene plekk peal. Huvitav. Tegelikult sellega saab ja on võimalik ka tekstiili puhastada. Lähme proovime.
osaliselt läks vaht nagu sisse. Osa töötab seal. Nii nagu ma ütlesin, siis tööprotsess on selline, et ta nagu imeb selle mustuse siit seest välja. Tundub, et see imemise protsess parasjagu käib. Ausalt öelda, ma olen natukene kannatamatu. Mis asja? Operaator plekki ei näe, mina ka ei näe. Tähendab, töötas. Ja peegel on üks koht, kus laste kätejäljed on alati peal, kui teil lapsed kodus on. Proovime ka selle korda teha ja ikka enne kasutamist loksutage korralikult toode üle, sellepärast, et siis moodustab vaht paremini ja ta toimib nii, nagu ta toimima peab. Nii, peegel puhas, lapsed võivad koju tulla ja uued jäljed teha. Nii nagu eelmine kord oma Soudeli toodete tutvustamise lõpetuseks ütlesin, kordan seda ka nüüd. Kui näete kauplustes mõnda uut toodet, ärge minge mööda, tutvuge, ostke, katsetage ja te saate uue ning meeldiva kogemuse, see on päris kindel.